Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna räägime sellest, kuidas töötavad erinevad lülitid ja kuidas nendest kokku panna vooluringi. Võistlejatel tuli masti heisata lipp. Selle jaoks on neil kasutada pealüliti, toiteallikas ning veel üks eriline lüliti, millest räägime kohe lähemalt. Lisaks on neil kasutada erinevad ühendusjuhtmed, statiiv ning mõned kinnitusvahendid. Proovimegi kohe ühe lihtsa vooluringi teha lüliti, toiteallika ning sellesama mootoriga, mis on lipumasti küljes. Paneme elektriskeemi kõigepealt tahvli peal kokku. Meil on mootor, mis on ühendatud toiteallikaga. Samuti on meil lüliti ning see on omakorda ühendatud taas mootoriga. Teeme nüüd selle skeemiga siin laua peal valmis. Toiteallikas, lüliti ja mootor ning võtame siit ka mõned juhtmed omale abiks. Ühendame siis kõigepealt toiteallika ühe klemmi mootori ühe klemmiga. Seejärel toiteallika teise klemmi lülitiga ning lüliti teise klemmi ka mootoriga. Ning kui nüüd lülitame lülitist elektriskeemi sisse, siis peaks mootor hakkama liikuma. Ja nagu nägime, hakkas lipp sõitma. Praegu sõitis ta allapoole. Selleks, et lipp sõidaks ülesse, tuleb meil vahetada mootori otstes polaarsus. Seega tõstame need kaks juhet omavahel ümber. Ning kui nüüd lülitame mootori sisse, siis hakkab lipp sõitma ülesse. Kõige keerulisem osa siin ülesandes on aga see, kuidas saada mootor õigel ajal seisma. Selle jaoks on meil see väike lüliti siin. Nagu näeme, on meil siin tähistatud 3 klemmi, NC, COM ja NO. Need tulenevad ingliskeelsetest sõnadest normally closed, common ja normally open. Mis see tähendab? Joonistame taas tahvli peale. Sellel lülitil on 3 klemmi. Common, normally closed ja normally open. Normally closed tähendab siis seda, et see lüliti on vaikeolekus suletud. Ehk siis, kui meil tuleb siit ühisest klemmist ehk common, mis on inglise keeles ühine, tuleb signaal sisse, siis see lüliti on suunatud siia ülesse. Ning ühendus on NC ehk tavaolekus suletud klemmi vahel. Tavaolekus avatud klemm ei ole aga ühendatud. Kui nüüd seda lülitit vajutada, siis see ühendus siin katkestatakse ning ühendus luuakse selle NO klemmi vahel. Katsume nüüd selle lüliti lisada siia skeemi. Kui ühendame sellel lülitil elektriskeemi kokku klemmidega NO ja COM, siis tähendab seda, et vaikeolekus lipp sõitma ei hakka. Ning kui vajutame nuppu, siis on vooluring suletud ning mootor hakkab tööle. Kui aga ühendame elektriskeemi klemmid COM ja NC, siis hakkab ka vaikeolekus lipp koheselt liikuma ning vajutades nuppu ühendame vooluringi lahti ning lipp jääb seisma. Proovime järgi. Nii, ühendused tehtud. Proovime, kuidas meie vooluring töötab. Lülitame sisse pealüliti. Ning kui nüüd vajutame nuppu sellel lülitil, jääb lipp seisma. Lastes lüliti lahti, hakkab lipp jälle sõitma. Ning nüüd ongi veel vaja välja mõelda süsteem, kuidas seda sama lülitit automaatselt lülitada. Lülitame praeguseks vooluvõrgu välja ning mõtleme süsteemi peale.
selle jaoks on meil kasutada nööri ning raskuseks mõned mutrid. Meie proovime nööri lahendust. Selle jaoks laseme lipu alla tagasi ning kinnitame nööri ühe otsa lipu külge. Ning nüüd on nöör lipu küljes. Laseme lipu nüüd üles õigele kõrgusele, siis on meil lihtne välja mõõta nööri vajalik pikkus. Lipp on õigel kõrgusel, nüüd kinnitame nööri teise otsa lüliti külge. Selleks kasutame meil siin olevat keemiastatiivi, sest selle lüliti saame väga lihtsalt siia statiivi käpa vahele panna. Lüliti on kinnitatud ning ühendused on taas tehtud. Proovime järgi, kuidas meie lipu seiskamissüsteem töötab. 3, 2, 1. Ja lipp ongi õigel kõrgusel üleval. Proovi kodus mõelda, kuidas lahendaksid seda ülesannet nende samade mutritega ning samuti mõtle, kuidas lõpetada see skeem, mida siin samas tahvli peal juba alustasime.